Hea eestimaalane, aitäh sulle, et sa oled tulnud täna õhtul siia Paide keskväljakule kaasa mõtlema. Aitäh sulle, et sa hoolid ja tahad luua paremat Paidet, paremat Eestit, paremat maailma. Ma tean, et sa hoolid, sest muidu poleks sa sellel pühapäeva õhtul siin. Muidu sa ei kuulaks, sa ei loeks neid kõnesid. Ma usun, et sa oskad kujutleda paremat, tervemat, õiglasemat maailma kui see, milles me täna elame. Kas sa oskad kujutleda ka paremaid ja tervemaid suhteid oma lähedaste, oma naabritega, kas või oma perega? Kas sa oskad kujutleda paremat iseennast, rõõmsamat, elusamat, kui sa praegu oled? Küllap sa oskad ja küllap sa seda ka igatsed. Noorena on meil kõigil oma ideaalid, oma ettekujutus paremast, õiglasemast maailmast ja elust. Noorena unistame me sellest, kuidas me ise ükskord oleme arukamad, paremad inimesed kui täiskasvanud parasjagu meie ümber on. Meil on nägemus sellest, kuidas me loome õiglasema, õnnelikuma maailma. Aastad lähevad ja meie ideaalid kipuvad tuhmuma ning meie ise käega lööma. Ära löö käega. Ära loobu oma igatsustest. Ära tüdi. Sest just meie unistused ja ideaalid vormivad meid. Meie püüdlused, meie igatsused, need loovad meie tulevikku. Sa ütled võib-olla, et ideaalidel pole mõtet ja unistamine ei aita. Et see maailm muutub aina hullemaks, inimesed üha pöörasemaks, et küürakat parandabki ainult haud. Ma olen sinuga nõus, et see maailm on üks katkine paik ja meie oleme katkised inimesed, igaüks isemoodi küürakad. Aga ma tahan koos sinuga unistada. Ma tahan koos sinuga kujutleda paremat maailma ja tervemat inimest. Tahtmine on taevariik, saamine on iseasi, ütleb selle peale elutark eestlane, endal väike kibeduse noot hääles. Aga taevariik, see ongi see, mida ma tahan. Ma tahan ja igatsen tükikest taevast siia maa peale. Tegelikult igatsen ma palju tükikesi taevast. Ma igatsen seda, kuigi ma tean, et see maa ja see meie elu on taevast nii kaugel. Ja me nuriseme, me ei ole rahul. Alati ei oskagi me täpselt öelda, mis meile ei meeldi. Nagu mingi kivi oleks kinga sees, hõõrub ja ka anna asu. Ja me ei meeldi ka iseendale. Kuhugi minna, eemale endast. Tuhanded otsivad väljapääsu just nagu mina, kirjutas oma blogis Vahur Afanassjev. Me oleme liimist lahti. Me oleme nihkes ja pahurad. Ja kuna meil on halb, siis me teeme halba, olgu siis iseendale või teistele või kõigile. Me varjame oma valu ja hirme, oma haavu, oma haiget saamist. Ja varjata on lihtsam, kui me ehitame enda ümber müüre. Tõmbame maha eraldusjooni. Me kaitseme oma turvalisena näivat positsiooni, just kui oleks see võimalikest see kõige parem, aga ei ole ju. Ja kui me oleme pidevalt kaitseasendis valmis nõelama või hammustama, siis me muutumegi ajapikku kurjaks. Kui me kardame kogu aeg haiget saada, siis me elame ainult poole vinnaga, me elame piiratud ja kitsast elu. Ja nõnda ei saa me kogeda Jumala avarust. Ja iga päevaga oleme me natukene vähem elus. Ja keset seda oma piiratust ja kitsikust oleme me ristirahvana sajandeid palunud, meie isa, kes sa oled taevas. Taevas tähendab avarust ja vabadust. Jumal on taevas, sest tema on valgus ja vabadus ja vägi. Ta on taevas, aga ta tahab tulla ka meie sekka. Ta tahab puudutada ja muuta.
ta tahab elustada inimest, tahab elustada sind ja mind. Ja sellepärast me palume, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Kui järele mõelda, kas see pole üks imelik palve? Sest kui Jumal on kõige vägevam, siis sünnib tema tahtmine ju niikuinii. Ja see on tõsi. Aga meie palume, et see tahtmine sünniks ka meie juures. Me palume, et see sünniks ka meie sees. Taevas võib olla kõikjal, ka siin meie keskel. Taevast võib ulatada üksteisele käe läbi ajast ja läbi ruumist. Ja meie palume, et taevas võiks olla kogetav juba siin, selle maailma katkiste kitsaste olude keskel. Kas see on võimalik? Jumala riiki on varemgi püütud maa peale tuua. Ja need katsed luua ideaalset maailma, need on alati luhta läinud, sageli on need ka verre uppunud. Ja mina ei usu, et me saaks luua ideaalset Eestit. Kuidas me saaks seda luua, kuidas me suudaks või oskaks, kui me ei ole osanud omaendagi elu ideaalselt elada. Ja ometi tahan ma hoida ideaale ja unistusi elavana oma silme ees, sest meie ideaalid, meie unistused, need vormivad meid, need vormivad meie tulevikku. Ja pane tähele, et ideaalide elus hoidmine on midagi muud kui nende kivisse raiumine. Me ei pea leidma edasiminekuks üht head lahendust või ainuõiget teed. Tegelikult on lausa ohtlik mõtelda, et selline üks õige tee võiks olemas olla ja et seda saaks kehtestada. See muudaks meid ülbeks, armutuks ja julmaks. Seadusteks ja paragrahvideks väänatud ideaalid võivad meiesuguseid katkiseid inimesi halastamatult puruks muljuda. Meie ei saa Jumala riiki kehtestada. Me saame seda üksnes paluda. Ja see teadmine, see teeb alandlikuks. Me ei saa Jumala riiki rajada, aga me saame selle poole püüelda ja sirutuda. Me saame igaüks oma kodus, oma ametis, oma elu hetkel elada nõnda otse, kui oleks taevariik juba siin. See tähendab üksteisele parima taotlemist. See tähendab pidevat üksteise kuulamist, üksteisega arvestamist. Vahel tuleb selleks piirata iseenda vabadusi. Tuleb teiste heaks millestki loobuda. Tuleb piedestaalilt maha astuda ja näha teist inimest. Näha teda sama hinnalise, sama õrna ja erilisena kui iseennast. See ei ole mingi kerge teekond. Me käime seda teed eksides ja komistades ja uuesti jalule tõustes. Me käime seda oma vigu tunnistades ja andeks andes nii teistele kui ka iseendale. Me käime seda teadmises, et eriliste ainulaadsete inimestena oleme me üksteisega lahutamatult seotud. Kus üks saab haiget, seal kannatame me kõik. Kui kedagi kusagil pisendatakse või alandatakse, siis kahandab ja alandab see ka meid. Meil tuleb üksteist hoida selleks, et me võiks olla hoitud. Ei ole ühte õiget viisi Eestit juhtida ja valitseda. Ei ole ainulist meetodit, mis tagaks, et Paide oleks aastal 3000 üks õnnelik ja õitsev linn. Ei ole ühtegi teksti, mis ütleks, kuidas Jumala riiki ehitada või esile kutsuda. Aga on üks printsiip, on üks juhtlõng, mis ei vii meid rappa. On üks printsiip, mis on viimselt kogu meie tegutsemise ainsaks vettpidavaks kriteeriumiks. Ja see on armastus oma tuhandetes värvides ja variatsioonides. Selline armastus, mis on täis loovust. Armastus, mis on leidlik ja paindlik. Armastus, mis pole üksnes emotsioon, vaid mis on toekaks kaaslaseks mõistusele. See on armastus, mis ei ahista, vaid mis liigub käsikäes vabadusega. See on armastus, mis on kantud lugupidamisest ja mis kaitseb inimväärikust.
Ja ma soovin, et iga meie sõna ja tegu, iga meie otsus ja samm võiks olla kantud sellest armastusest. Siis, mu sõbrad, saab vähehaaval teoks, aimamisi saab teoks see, mida me palume, kui me ütleme, issand, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Ja see sünnib tasahilju. Maailm ei muutu korraga ja täielikult. Müürid ja vaheseinad, mis meid eraldavad, need ei haihtu. Ja me ei pruugigi neid jõuga maha lammutama hakata. Las nad tühjad olla seal, kus nad on. Meie inimesed, meie oleme kasvamisvõimelised. Me võime nendest müüridest üle kasvada. Me võime kasvada inimesemaks nõnda, et me hakkame nägema neid, kes on seal teisel pool müüre. Me kasvame. Me näeme, me hakkame neid pisut enam mõistma, me kasvame oma hirmudest suuremaks, nii et me tihkame ulatada oma käe üle selle müüri. Ja selles käes võib olla näiteks kauss maasikatega või, ma ei tea, kaneelisaiakestega. Ja kui me selle sisu sööme, siis me kasvame veelgi. Ja need müürid, mis seni tundusid nii ületamatult kõrged, need osutuvad põlvepikkusteks. Need on seal, nad ei kao ära, aga nad ei lahuta meid enam. Ja vähehaaval võime me hakata aimama, mismoodi see on, kui Jumala riik on otsapidi siin meie keskel. Ja me saame kogeda hetki, kui päike paistab täpselt õige nurga alt ja pilved rulluvad rahumeeli üle taeva. Ja miski on meie sees korraks nii puhas, et me tunneme tema riigi puudutust. Kas või viivuks. Olgu esialgu kas või viivuks, aga sellest piisab. Sellest piisab selleks, et teada, et see on olemas, et see on võimalik, et meie tohime olla sellest osa, et taevas võib olla maa peal. Ja sellepärast tulgu Jumal ise ja vormigu meid oma armastusega. Vormigu ta meie igatsusi ja kirgi, meie valu, meie vaimustust, et läbi meie naerurõkkatuste ja pisarate, läbi rõõmu ja võitluste, läbi lootuse, läbi valu võiks meieni jõuda tema riigi tulemise värske, elustav kuma. Ja et see võiks muuta meie maailma nõnda nagu koidukiired, mis panevad hommikutaeva helendama. Ja kuigi öö veel kestab, kuigi meie enda teod ja mõtted on veel hämarad, kuigi päev on veel kaugel, siis ei saa enam mitte miski selle tulemist väärata. Vormigu looja meid nõnda, et me võiks päev päevalt enam ja enam olla inimese moodi. Et meist võiks saada inimesed täis tarkust ja armastust ja kaastunnet. Inimesed, kelle silmist, kelle südamest kiirgab Jumala näolisus. Issand, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Olge hoitud.